Järgmisena tahaks rääkida veel ühest kurioosumist. Mida meie oma igapäevaelus ei märka, aga mis mikromaailmas mängib väga olulist rolli. Ja see on 1927. aastal Saksa teadlase Heisenbergi poolt sõnastatud määramatusseos. Kui mõni aasta varem de Broglie oli sõnastanud selle, et iga objektiga saab siduda laine, iga liikuva objektiga saab siduda laine, siis tekkis küsimus, et aga kuidas siis määrata selle liikuva objekti asukohta, ehk siis kus see objekt asub. Kui meil on kindlate mõõtmetega osake, siis on üsna loogiline, et sellel kindlate mõõtudega osakesel on kindel asukoht. Aga kui meil on selle osakesega seotud ka laine, siis küsimusele, et milline on selle laine asukoht, peaks vastama, et ta on natukene igal pool. Kui osake on samal ajal ka laine, siis kuidas määrata selle liikuva osakese asukohta? Ja 1927. aastal see kõnealune Heisenberg tuli välja üsna revolutsioonilise ideega, milles ta väidab, et kuna osake on samal ajal ka laine, et siis ei olegi võimalik absoluutselt täpselt määrata liikuva osakese asukohta. Ehk siis selles valemis delta x on siis asukoha määramatus. Ja delta p on liikumishulga määramatus. Mis tähendab seda, et mida täpsemalt me tahame määrata keha asukohta, seda ebatäpsemaks muutub selle keha liikumishulga määramise võimalus. Ja vastupidi, mida täpsemalt me tahame määrata keha liikumishulka, aga sisuliselt tähendab see liikumishulga määramatus siis keha liikumiskiiruse nii et seda määramatusseost võib sõnastada ka selliselt, et mida täpsemalt me määrame ära keha asukoha, seda ebatäpsemaks muutub meie teadmine selle keha kiirusest ja vastupidi, ehk siis mida täpsemalt me määrame ära keha kiiruse, seda umbmäärasemaks muutub meie teadmine selle keha asukohast. Ja võtame siis järgmise ülesande ja ülesanne siis C püüab rakendada seda määramatusseost suurte objektide ehk siis makromaailmas. Vaatluse all on auto, mille mass on 2 tonni.
ja selle auto mass on määratud siis 5% täpsusega, no mis tähendab seda, et auto mass ei ole suurem kui 2100 kilogrammi ega väiksem kui 1900 kilogrammi. No kui te mõtlete nüüd 2-tonnisele autole, siis see 100 kilogrammi siia-sinna on tegelikult küllalt täpselt määratud automass. Ja see auto liigub siis kiirteel, näiteks Saksamaal, kus täiesti on lubatud sellise kiirusega kihutada, kiirusega 216 kilomeetrit tunnis. See 216 kilomeetrit tunnis on sellepärast, et see on siis täpselt 60 meetrit sekundis. Ja politseiradari kiiruse mõõtmise määramatus on 4 kilomeetrit tunnis. Mis teeb siis umbes kiiruse määramatuseks 1 meeter sekundis. Ehk siis umbes 2% on siis selle kiiruse määramatus. Nii et 5% on massimääramatus ja kiiruse määramatus on 2%. Ja püüame siis nüüd välja arvutada selle, et kui täpselt me selle auto asukoha siis kindlaks saame teha. Kui politseinik mõõdab auto kiirust, siis on protokolli tarvis kirjutada see auto asukoha täpsus 0,5 kilomeetrise täpsusega, ehk siis näiteks Tallinn-Peterburi maantee 25. kilomeetril mõõdeti kiirust, ehk siis mitte kaugemal kui 25,5 kilomeetrit Tallinnast ja mitte lähemal kui 24,5 kilomeetrit Tallinnast. Rakendame seda määramatusseose valemit. Arvutame hakatuseks välja siis selle liikumishulga määramatuse, sest kõik vajalik on ju siin olemas. Ma ei pühenda teid selle liikumishulga määramatuse valemi saamisloosse. Mõõtemääramatust meie gümnaasiumikursuses ei käsitle. Aga kui arvu tasemele panna, siis saame liikumishulga määramatuseks 8200 liikumishulga ühikut. Eks see, kuna liikumishulk ise on siis 120 000 ühikut, siis see on umbes 7% mõõte määramatus, ehk siis 7% võib see liikumishulk mõõtmise ajal kõikuda, varieerida ühele või teisele poole. Aga kui nüüd, eks ole, avaldada sellest määramatuse seose valemist asukoha määramatus, siis see asukoha määramatus peab olema suurem või võrdne, ehk siis on ju kõige täpsem
on see asukoha määramatus siis, või kõige väiksem on see asukoha määramatus siis, kui tegemist on võrdlusega, kui ma seda Plancki konstanti jagan siis 2pi ja selle delta p-ga. Ja kui nüüd arvud asemele panna, saame me asukoha määramatuseks 1,3 korda 10 astmes miinus 38 meetrit. Jällegi ma ei hakka siin rääkima sellest sisemisest nähtavushorisondist, millest ta on ju palju väiksem. Aga kui klassikalises mõttes kujutatakse elektroni kui kera, mille diameeter on 10 astmes miinus 18 meetrit, siis see meie poolt arvutatud mõõtemääramatus on 10 astmes 20 korda elektroni läbimõõdust väiksem. Ehk siis me ei saa selle auto asukohta määrata mitte ainult elektroni läbimõõdu täpsusega, vaid veel 10 astmes 20 korda täpsemini. Ehk siis me võiksime öelda seda, et meie igapäevases maailmas, ehk siis makromaailmas, see määramatuse seos mingisugust tähtsust ei oma. Aga vaatame, kuidas on lugu mikromaailmaga ja üheks tüüpiliseks mikromaailma objektiks, millest siis näidisülesandes D juttu on elektron. Elektroni mass, kui päris täpne olla, siis on 9,1 korda 10 astmes miinus 31 kilogrammi. Ümardame, et meil oleks lihtsam arvutada ta 10 astmes miinus 30 kilogrammiks. Ja määrame siis selle elektroni massi sama täpselt, kui eelmises ülesandes määrasime automassi, ehk siis 5%-lise täpsusega, nii et me peame võtma nüüd 5% sellest 10 astmes miinus 30 ja see teeb siis 5 korda 10 astmes miinus 32 kilogrammi. Ehk siis me oleme nüüd määranud elektroni massi sama täpselt, kui me määrasime selle eelmises ülesandes oleva automassi. Kiiruse määramatuse kohta on siin ülesandes öeldud, et kiiruse määramatus on 100 000 meetrit sekundis. Ehk siis 100 kilomeetrit sekundis, et kas siis elektron liigub 100 kilomeetrit sekundis kiiremini või 100 kilomeetrit sekundis aeglasemalt, et see mahub siis meie mõõtemääramatuse piiridesse. Ja asukoha määramatus on 1 pikomeeter, mis on siis 10 astmes miinus 12 meetrit, mis on siis laias laastus 1 000 000 korda suurem, kui on elektroni läbimõõt. Ehk 1 000 000 korda suurem, nii et kui meil on
mingisugune objekt, mille pikkus on, eks ole, 10 sentimeetrit, siis sellest 1,000,000 korda suurem on 100 kilomeetrit. Ehk siis, kui me nüüd toome näite Eesti kaardiga, ma olen siin täppi pannud Paide linna ja joonistanud siis 50 kilomeetrise raadiusega ringi, ehk selle ringi läbimõõt on siis 100 kilomeetrit, siis piltlikult öeldes, kui elektroni läbimõõt oleks 10 sentimeetrit, siis see elektron asuks kuskil siin 100 kilomeetrise läbimõõduga ringis, ehk siis ühes otsas Rapla, teises otsas Jõgeva. Et kuskil elektron, see 10 sentimeetrine elektron, no umbes tennisepall, eks ole, on kuskil siin Rapla ja Jõgeva vahel. Ehk siis on ju me oleme selle asukoha määramatuse andnud päris suure. Vaatame, milline tuleb siis selle osakese liikumiskiirus, kui määramatus on siis 100 kilomeetrit sekundis. Võtame siis aga jälle selle de Broglie valemi. Ja avaldame siit siis selle liikumishulga määramatuse, eks ole, see peab olema suurem või võrdne siis jagatisest, ehk siis kõige väiksem on ta siis, kui see liikumishulga määramatus on selle jagatisega võrdne. Kui nüüd need ette antud arvud siia asemele panna, siis me saame, et see määramatus on umbes 10 astmes -22 kilogrammi meetrit sekundis kohta. Ja nüüd peame me võtma selle liikumishulga määramatuse valemi ja avaldama siit siis selle kiiruse, mida meie käest küsitakse. Nii, ehk siis kõigepealt on ju, saame siis selle liidetava, mis sisaldab seda kiirust, ja seejärel tuleb siis teda selle massi määramatusega jagada. Ja nüüd saame siis panna arvud asemele ja arvutada. Me saame, et see elektron peab liikuma kiirusega, mis on siis umbes 100 miljonit meetrit sekundis, ehk siis 100 000 kilomeetrit sekundis. Ja kui nüüd küsida, et võrdleme siis nüüd selle kiiruse mõõtmistäpsust meie selle auto ülesandega, kus mõõtmistäpsuseks oli umbes 2%, siis siin tuleb mõõtmistäpsuseks umbes 0,1%. Selle autol oli ta 2%, ehk siis
20 korda ebatäpsem, siin siis 0,1%. aga, eks ole, see kiiruse määramise täpsus, mis on tegelikult ülitäpne, toobki kaasa selle, et me teame küll üsna täpselt, isegi väga täpselt, kui kiiresti see elektron liigub, aga me ei tea peaaegu üldse, kus see elektron asub, ehk siis on ju, mis kasu meil on siis omada infot, et auto liigub kiirusega 60 meetrit sekundis pluss miinus 6 sentimeetrit sekundis, kui me ei tea, kas auto asub Paides, Raplas, Jõgeval, Tapal või hoopis Suure-Jaanis. Et sellise kiiruse täpsuse puhul võib see auto tõepoolest asuda ükskõik kus selle ligi 8000 ruutkilomeetrise ringi sees. Nii et mikromaailmas, eks ole, tuleb siis alati langetada otsuseid, et kas me nüüd ajame taga suuremat asukoha täpsust, makstes lõivu siis sellele, et me ei tea väga täpselt, kui kiiresti keha liigub, või vastupidi, ajame taga suuremat kiiruse mõõtmistäpsust või ka massi mõõtmistäpsust, andes siis järele teadmises, kus see osakene asub.